Tere, et kuulame järjekordset debatti Eesti pagulaspoliitika teemadel ja meid siis võib-olla ootava immigrandi kvoodi küsimuses. Ja meiega on siin täna julgeolekuekspert Kaarel Kaas, Riigikogu liige Kalle Muuli, pagulasabi juhatuse liige Kristiina Kallas ja Ahto Lobjakas, arvamusliider. Ja esimesena võib-olla küsiksin selle üks küsimus, mis on hästi palju tulnud pärast seda, kui eile need numbrid, Euroopa Komisjoni ettepaneku numbrid välja öeldi, et kas see siis tõesti tuleb ja mis juhtuma hakkab, et ühelt poolt on see komisjoni ettepanek, teiselt poolt on siiski meil ka meie oma riigil midagi öelda, et mis te arvate, mis juhtuma hakkab? Kõigepealt, eks ole, kindlasti hakkab juhtuma see, et nüüd hakatakse nende numbrite kvootide üle läbi rääkima, nagu me kõik teame, siis juuni alguses, 11. juuni on vist see päev. Ja mitte ainult Eesti, vaid mitmed teised riigid on väljendunud oma intensiivset rahulolematust praeguste numbritega. Lisaks siis Eesti puhul on seal selline aspekt, mis seondub siis arusaamatusega selles osas, kuidas need kvoodide numbrid täpselt on arvutatud. Et kõigepealt me saame näha ilmselt väga palju väga tuliseid intensiivseid läbirääkimisi ja vaidlusi Euroopa Liidu formaadis ja eks siis see, mis sealt edasi sünnib, eks see siis selgub, et jah, selles osas Eesti siis valitsuse esindajatel ja riigiametnikul on kindlasti õigus, et ega nende numbrid ei ole praegu midagi lõplikku, et tegemist on ainult siis komisjoni ettepanekuga. Seda, mis juhtub või mis saab, peab ilmselt küsima Igor Mangi või Kuusetaadi käest, sellepärast, et isegi Eesti valitsus ei ole veel seisukohta kujundanud. Aga ega siis vaidlus ei käi ainult numbrite üle, et nii palju, kui me eilsetest ja tänastest lehtedest lugeda võisime, paljud Eesti valitsuse liikmed on ikkagi põhimõttelist seisukohta väljendanud kvoodisüsteemi kui niisuguse vastu, mitte ainult konkreetsete numbrite suhtes. Ja mitte ainult valitsuserakonnad, vaid ka opositsioonierakondadest on selliseid seisukohti tulnud. Ma räägiks korraks sellest, et mis hakkab toimuma avalikkuses, et siin valitsuse ja komisjoni vaheline vägikaikavedu ilmselt läheb edasi, aga see valitsuse eilne ehmatus või avalikkuse eilne ehmatus nende numbrite peale on nagu täiesti mõistetav ja Eesti on selles mõttes eristub teistest riikidest just nimelt selle poolest, et see hüppe on olnud meeletult suur sellest, mis meil seni olnud on ja mida meile nii-öelda pakutakse. Et kui siin näiteks võtta kas või Poola, kes on tegelikult pidanud tegelema möödunud aastal umbes 20 000 varjupaiga taotlejaga, siis see hüppe 20 000 pealt 3500 lisaks saada iseenesest ei tekitanud sellist avalikkuses nii-öelda hiidlainet, et lihtsalt võeti teadmiseks ja öeldi, et nüüd räägime edasi. Aga Eesti puhul see hüppe 140 pealt 1000 peale on ilmselgelt nagu teistpidi hüppe ja see on tekitanud selle segaduse, kerge šoki, kas kerge võib-olla tõesti tugeva šoki, nii et ka seal ma näen sellist tõsist tüli ja kohati ka isegi sellist väga emotsionaalset arutelu ka avalikkuses nii-öelda koos valitsuse diskussiooniga. Ahto, mis hakkab edasi saama? Mis sa arvad? Mis küsimus oli? Küsimus sellest, et mis sa arvad, mis teostub? Meil on mingi number välja käidud, kas see on niimoodi, et nüüd käiakse meile suur number välja, ma juba eile vaatasin, et Leedu oli öelnud, olgu, et me võtame 340 pagulast vastu. 700 000. Ja, et nad ütlevad, et nüüd me võtame 340 vastu, et võib-olla see ongi siis psühholoogiliselt, sa ütled, me anname teile 1000 ja siis Eesti ütleb, okei, kuulge, 700 on päris normaalne number, mis juhtuma hakkab? Esiteks 2 asja tuleb lahku lüüa, üks on kvoodisüsteem selles valdkonnas ning teine on Euroopale langeva koormuse õiglane jaotumine. Kui lugeda hoolega näiteks ka seda, mida öeldakse Hispaanias ja Prantsusmaal, siis probleeme on kvoodisüsteemiga, sellega, kuidas seda on praegu arvutatud, küsimustega, mis tekib suveräänsuse pinnal selle osas, kuidas riik ise otsustab, keda lasta sisse, keda mitte, aga keegi ei vaidle sellega, et on vaja seda koormat jagada õiglasemalt. Nii et selle mõttega tuleb harjuda, ükskõik mida me siin arvame, et meie valitsusliikmed ütlevad või mis iganes, see on suuresti sisepoliitiliseks tarbimiseks. Tegemist saab olema üsna standardse läbirääkimissituatsiooniga, kus selle nii-öelda diili
haamrilöökidega panevad kokku suured riigid ja Eestil on võimalik seda blokeerida Euroopa Liidust lahkumisega või Luksemburgi on selline Luksemburgi mehhanism, mida võiks ju teoreetiliselt kasutada, aga mida kunagi ei lubataks kasutada sellisel väiksel riigil sellises põhimõttelises küsimuses mitte millegi pealt. Ühesõnaga lühike vastus selle osas, mis juhtuma hakkab, on minu poolt see, et tuleb võimalikult kiirelt harjuda mõttega, et meile tuleb siia sadu teist värvi, teist usku pagulasi ning teha kõik selleks, et nende saabumine oleks võimalikult vaevatu ja mõlemale poolele meeldiv. Kristiina, sina oled see inimene, kes on tegelikult siia saadetud, see MTÜ Pagulasabi ei tegele siis mujalt maailmast pagulaste korjamise ja nende siia toomisega, vaid te tegelete just nimelt sellega, et te otsite neile töökohta, elukohta, aitate neil kohanduda. Kas me oleme selleks valmis? Kas me tegelikult tehniliselt oleme selleks valmis? Kas meil on valmis selles mõttes, et kas meil on inimesed, kes neid aitaksid, et ma arvan, et meil võime kasvatada oma suutlikkust on täiesti olemas, et Pagulasabi saab juba täna telefonikõnesid ja e-maile inimestelt, kes tahavad hirmsasti appi tulla ja pagulaste kohanemises kaasa lüüa. Aga siin tuleb vastu tegelikult selline Eesti majanduse ja tegelikult palgasüsteemi realiteet, et kuna tegemist on mitte küll täies mahus, aga valdavalt nii-öelda lihttöid tegevate inimestega, siis nad langevad Eestis sellisesse madala palgakventiili turgu, et see miinimumpalga grupp, kuhu nad tavaliselt siis nii-öelda esimese sammuna sisenevad, et see on väga raske aste Eestis, et see on väga raske aste nii-öelda toimetuleku ja kohanemise seisukohalt, kuna see on ülikeeruline on selle miinimumpalgaga toime tulla. Eriti inimesel, kellel ei ole ka mingit muud tugivõrgustikku, ei ole sugulasi, ei ole vanemaid ja nii edasi. Nii et nendel pagulastel, kes on pidanud täna siin kohanema ja alustanud nii-öelda sellest miinimumpalgast, on olnud ikka väga-väga raske. Nii et sealt edasi liikuda muidugi on alati olnud võimalusi, on head näiteid, et on mindud edasi, on paremate sissetulekutega täna, aga suur osa ikkagi on kuskil seal miinimumpalga sees ja see ei ole väga lihtne. Kui suur on see protsent, kes on läinud edasi näiteks Rootsi hoopiski või Soome või kuhugi mujale? Arvutusi ei ole tehtud, aga ma arvan, et minu hinnangul kuskil 1/3 on neid inimesi Eestis, kes on saanud siin varjupaiga ja siis pärast lahkunud. Aga ma tahaksin siinkohal kusjuures tõstatada ühe teema, mis meid isiklikult selle kvoodisüsteemi juures häirib, on tegelikult see, et pagulastele ei kehti Euroopa Liidu sisene vaba liikumine. Ehk siis see tähendab nagu seda, et liikmesriigid peaksid hakkama tunnistama ka üksteise positiivseid otsuseid. Et kui üks riik teeb positiivse otsuse ja annab inimesele varjupaiga, millega kaasneb elamisluba, siis see elamisluba kehtib täna ainult Eesti territooriumil. Ehk siis, et see inimene tegelikult ei saa vabalt valida oma nii-öelda võimalusi kohaneda kuskil mujal, kus talle võib-olla see kohanemine on lihtsam ja mugavam. Nii et ta on sunnitud, selles mõttes tal mingil määral on Eesti sunnismaine. Ta peab jääma siia Eestisse. Ja selles mõttes ei ole see õiglane ja ma arvan, et see tegelikult tekitab juurde neid lisaprobleeme, mis selle nii-öelda ümberpaigutamisega kaasnevad. Mida me poliitiliselt tasemelt saaksime või peaksime tegema? Mida sina näiteks Kalle riigikogulasena, kas sa plaanid selle teemaga midagi teha? Ei, mul mingit isiklikku plaani ega agendat ei ole. Isamaa Respublika eesseisus on võtnud vastu oma seisukoha, mis on selgelt kvoodisüsteemi vastu. Ja selles mõttes kindlasti mul isiklikult ei ole mingit plaani kuskile pagulaskeskuseid ehitama hakata. Aga ma võib-olla eelmise teema lisaks või jutu lisaks rõhutaksin seda, et see madal tööpuudus, mis Eestis on ja mis mõjutab ka seda kvoodi arvutust, mis on iseenesest kummaline arvutus, aga väidetavalt olevat seda tööpuudust seal arvesse võetud. Et see on saavutatud ju selle hinnaga, et meie töötud on läinud Soome tööle. Nüüd kui me võtame endale siia mingi hulga inimesi, kes ei saa Soome tööle minna, aga on väheste kutseoskustega või madala palgaga. Ja ajutame nad kuskile mööda Eestit, kus on järele jäänud paikadesse, kus on järele jäänud tegelikult inimesed, kes elavad niigi juba sotsiaalabist, kas nad on töövõimetud siis või on pensionärid või mis iganes. Et ega sinna ei teki ju mingeid töökohti ja neil ei ole ka võimalust minna Soome Kalevipoegadeks. Nii et Eesti olukord on päris selline kummaline ja ma arvan, et Eesti ei ole nende jaoks ka hea koht juba
kõikide nende muude näitajate poolest, et kui me nad tõesti kuskile getosse paneme ja toidame ja joodame ja söödame 5 aastat, et siis tõesti, aga mida nad siin tegema hakkavad kuskil maapiirkonnas, täitsa raske ette kujutada. Mida saab meie riik mida meie riik praegu teha saab üldse? Siin tundub, et see on nagu päris paratamatu, et siis äkki me peaksime kuidagi mõtlema, et kuidas me kohanduda saame või siiski veel nagu võidelda sellele vastu, et neid ei tuleks. Noh, jah, selles osas ma olen nagu Ahtaga päri, et ei ole ühtegi sellist viisi, millega õnnestuks vältida seda, et siia tuleb lähiaastatel sadu siis teise nahavärvi, teise usutunnistuse ja teise keelega inimesi, kes siis põgenevad ühel või teisel põhjusel Lähis-Idast, Põhja-Aafrikast või siis kust iganes, eks ole. Nüüd küsimus on nagu pigem selles, et milline võiks olla selline pikaajaline lahendus või milline võiks olla selline pikaajaline strateegia nende probleemidega tegelemisel. Sest kõigepealt muidugi Eesti riik ja siis ka kodanikuühendused, kes tegelevad, eks ole, pagulaste ja siis rahvusvahelist kaitset rahvusvahelist kaitset vajajatega, põrkuvad, eks ole, väga paljude selliste praktiliste probleemidega, kust leida majutust, elukohta nendele inimestele, kuidas aidata kaasa nende siis sulandumisele kohalikku ühiskonda, kuidas lahendada näiteks tõlkeprobleemid, eeldatavasti, eks ole, suurem osa nendest inimesest või oluline osa mingil määral näiteks mingit lingua francat valdab, enamasti siis inglise keelt, sest teataval määral on võimalik siiski ka riigil endal selekteerida, keda ta pagulaseks võtab ja keda mitte ka kvoodisüsteemi raames. Aga jah, selliseid pikaajalisi probleeme see ei lahenda ja tegelikult pikaajalisi probleeme ei lahenda ka see praegune siis Euroopa Komisjoni otsus või selle kvoodisüsteemi rakendamine, sest tegemist, me räägime 20 000 inimesest, kes siis asustatakse ümber Euroopa Liitu kuskilt siis ütleme Süüria põgenikelaagritest, ütleme Liibanonist või siis Türgist, eks ole. Ja 40 000 inimesest, kes on juba siis Euroopa Liitu asunud. Aga pikaajaline strateegiline probleem Euroopa jaoks on see, et järgmise 30-40 aasta jooksul panustab maailma rahvastiku kasvamisse kõige rohkem Aafrika ja Lähis-Ida. Ja see rändesurve ja see rahvastiku surve, mis üle Vahemere Euroopa suunas avaldub, see ei nõrgene. Selles mõttes, et see ainult kasvab ajas. Ja see, kuidas nüüd selle probleemiga pikas plaanis hakkama saada või seda isegi kuidagi, ütleme, selle mõjusid limiteerida või hallata, seda plaani ei ole praegu Euroopas kellegil, sellepärast, et on ka väga vähe tegelikult asju, mida siis Euroopa saaks teha või oleks valmis tegema. Ja enamik nendest meetmetest on kas siis ebameelduvad, halvad või väga halvad ja eeldavad siis vähemal või suuremal määral tegelikult vastuolu minemist meie tänase praeguse väärtussüsteemiga. Nii et sellised väga teravad ja põhimõttelised otsused tegelikult seisavad ees kuskil järgmise 5-10 aasta lõikes, ma prognoosiks. Kuivõrd näete, ütleme, igasuguseid selliseid sotsiaalmeedia, interneti kommentaarium kõrvale jätta, seal on muidugi juba igasuguseid stsenaariume, igasuguseid mõtteid inimestel tekkinud, aga kuivõrd te näete selles esimeses ringis, tõenäoliselt esimeses ringis, julgeolekuriski ja millest see võiks väljenduda? Antud juhul nende ettepanekute puhul ja selle nii-öelda siis kvoodi alla või kvoodi ettepanekute alla mahutuvate inimeste puhul, kes siis siseneksid Lähis-Idast, on võimalik neid julgeolekuriske olulisel määral maandada minu arusaamist mööda. Sest nende inimestega on võimalik vestelda, nende inimeste tausta on võimalik välja selgitada, tegelikult ka 1000 inimest Eesti kontekstis ei ole nüüd mingisugune meeletu suur hulk elanikkonnast, kellega kaasneks siis mingid tohutud muutused Eesti siseriiklikus julgeolekukeskkonnas. Et selles osas ma seda probleemi nagu väga suurena ei näe, küll aga pikemas plaanis probleem võib tekkida. Ja tegelikult eks Eestis see julgeolekuprobleem siis islami äärmuslusega on praegu juba tekkinud ka ilma siis sadade pagulasteta.
ma arvan, et julgeolekurisk, ma ei oska neid riske hinnata, mida need inimesed endaga kaasa toovad, et kas nende seas võib olla ka mõni islami võitleja või taevast teab kes. Et selleks on teised organid ja küllap nad saavad selle tööga hakkama, aga ma näen ikkagi julgeolekuriski põhiliselt ikkagi sisepoliitilises stabiilsuses. Et kui tugevaks meil saab äärmuslus, kui tugevalt hakkab see äärmuslus koostööd tegema selle Riigikogus oleva erakonnaga, kes on sõlminud koostööleppe Venemaa parteiga Ühtne Venemaa, et ma arvan, et mitte ükski muu poliitiline sündmus viimase 10-15 aasta jooksul ei ole ühiskonnale nii erutav olnud, kui saab olema näiteks, ma ei tea, mis see kvoodinumber meil oli siis praegu, tuhatkonna pagulase või põgeniku vastuvõtmine ja ma arvan, et see mõjutab meie sisepoliitilist stabiilsust küll niivõrd, et me peaksime seda kartma. Kristiina, milliseid riske näed? See ei pruugi ka julgeolekul. Jah, ma julgeolekuriske tõesti ei oska nagu hinnata, et ma pigem näen just nimelt neid sotsiaalmajanduslikke probleeme, mis sellega kaasnevad, et ma nagu toetaks Kalle juttu sellest, et kui me paigutame nad 1, 2, 3 perekaupa mööda Eestimaad laiali piirkondadesse, kus eestlased ise tegelikult ära sõidavad selle tõttu, et seal ei ole tööd ega elatusallikaid, ja kui me sunnime nad sinna nii-öelda teatud tingimustel ilma elatusallikateta elama, siis me sisuliselt tekitame endale ja kasvatame endale seda sotsiaalmajanduslikku probleemi. Nii et see, et need pagulased meile tulevad, ma arvan, et see paradigma muutus on nüüd korraga ära käinud, et me oleme ilmselt ikkagi tänaseks selle sõnumi kätte saanud, et enam ei ole küsimus ju selles, et kas, küsimus on kes, millal, kuidas ja kui palju ja seal tuleb teha ikkagi, ma loodan, nutikaid otsuseid ja eelkõige lähtuda sellest tööturu situatsioonist ja mitte sellisest geograafilisest sobilikust ümberpaigutusest. Et mis selle kvoodisüsteemi, kui korraks tagasi minna selle kvoodisüsteemi juurde, mida Euroopa Komisjon täna pakub, et kui kritiseeriks tegelikult seda veel mitte üks need numbrid ega seda kvoodi arvutamist, aga minu arust ei ole Euroopa Liit ära kasutanud muid alternatiive nii-öelda selle koormuse jagamisel Euroopa sees. Et nagu ma ütlesin täna, eks ole, on esiteks pagulastel endal või varjupaiga taotlejatel on liikumispiirangud peal, nad ei saa minna sinna, kuhu nad tegelikult võib-olla sooviksid või kus neid rohkem vaja oleks või neil mingeid rohkem võimalusi oleks. Ja teiselt poolt, kui nüüd neid varjupaiga taotlejaid sealt Kreekast ja Itaaliast hakatakse mingi loteriisüsteemiga, eks ole, välja valima, kellele automaatselt mingi number langeb, siis on see selline nii-öelda maa postiindeksi loterii, mis selles mõttes tekitab küsimusi, et kas sellega siis ikkagi kaitstakse nende inimeste põhiõigusi, et kui Eesti ei ole täna tegelikult võimeline neid inimesi vastu võtma, meil ei ole neid kuskile paigutada, meil ei ole neid kuskil nii-öelda aidata neil oma eluga edasi minna, siis kas see olukord on parem kui see, et nad jääksid sinna Kreekasse, et kas me tegelikult ikkagi lahendame nende konkreetsete inimeste probleeme, keda me täna siin ümber paigutada tahame. Nii et mulle tundub ka see selline jõuline inimeste mööda Euroopat laiali saatmine, eriti piirkondadesse, kes ei ole valmis täna neid vastu võtma, absoluutselt mitte hea lahendus sellele olukorrale. Et kui pigem lasta ikkagi need piirid lahti ja lasta nendel inimestel nagu ise otsustada ja ise valida mingid teatud liikumisteid Euroopa sees, siis ma saan aru liikmesriike, kes loomulikult seda ei soovi, aga mulle tundub see mõistlikum. Ahto, sa muigasid. See on, ja kogu respekti juures on totaalselt ebarealistlik, sellel on põhjused, miks piirid on teatud ulatuses kinni, olid põhjused, miks ei saanud tööjõud kohe liikuda pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga. Ja need põhjused on lihtsad, eks me teeksime piirid lahti, annaksime siin inimestele, ütleme 1000 inimesele elamisload ja neil oleks õigus minna mujale, nad läheksid kõik Londonisse või Pariisi või kohtadesse, kus neil meeldiv olla, siin on, et nad siia tulevad, siin on mingi põhjus, eks, ja see põhjus, see on õige, aga Euroopa Liit on teine pool sellest mündist ja liikmesriikide omavaheline kompetentsi ja solidaarsuse jaotus, mitte kompetentsi, vaid solidaarsuse jaotus, eks, on see asi, millel ikkagi kogu see ehitis
millele kogu see ehitus on ehitatud. Ideaalses maailmas jah, mingi kuhu tahavad ja võimalikult hästi elagu, eks, aga nii ei ole. Aga ma arvan, et me alahindame neid inimesi, kes siia tulevad, rääkides nende hakkama saamisest. Nad on väga vaesed inimesed, väga ettevõtlikud inimesed ja väga kogukondlikud, kokkuhoidlikud ja nii edasi. Ma väga ei muretseks selle pärast. Iseasi on see, et nad võivad meil maakohtades hakkama saada mõnevõrra ebakonventsionaalselt. Mis viib mind, ma ei hakka siin täpsustama, aga mis viib mind nüüd järgmise... Ma kohe hakkasin mõtlema, et eritreaalane mõisakülas, mis juhtub? Aga no mitte tingimata halvas mõttes. Võib olla ka ratsionaliseerimise oskusi tuuakse juurde, aga mis tähendab seda, et järgmine punkt on see, et oluline on, ütleme selline testiv surve siis langeb mitte ainult Sotsiaalministeeriumile, aga inimestele, kes tegelevad, ametnikele, kes tegelevad näost näkku nende põgenikega, vaid ka korrakaitseorganid, omavalitsused, nii edasi, kogu ühiskond peab riigireformi läbi tegema, et sellega hakkama saada ja kui ma selle lause välja ütlen, siis ma saan aru, kui mõtet on mul üldse loota, et siin midagi mõistlikku tuleb lähiperspektiivis, eks. Ja minu viimane point selles kontekstis, probleemide kontekstis on see, et ma väga loodan, et me ei tee seda, mis tuleb meile loomulikult ja ei saada neid andmaast, nagu ütlevad prantslased, Narva, Sillamäele ja Paldiskisse, niimoodi, et meil on 5 või 10 aasta pärast Narvas Eesti kõige parem korvpallimeeskond, Sillamäel saab kõige paremat kebabi ja nad kõik räägivad vene keelt. Tõenäoliselt nad integreeruksid seal niipidi, jah? No kui varjupaiga taotlejate keskus oli Illukal, siis oli ehe näide, kuidas nad kõik integreerusid ilusti venekeelsesse keskkonda, nad õppisid ilusti vene keele ära, aga ma oponeeriks selle hakkama saamisega, et meie kogemus, nüüd me oleme 3-4 aastat tegelenud nende pagulastega siin, et väga raskelt läheb see kohanemine, väga raskelt, võib-olla tõesti osaliselt selle tõttu, et eestlased ei ole olnud niivõrd paindlikud selle kohanemise puhul. Jutt käib siiamaani, kui ma õieti aru saan, üksikutest inimestest, eks. Ja. Nüüd tulevad perekonnad ja võib-olla ka kogukonnad. See on hoopis teine situatsioon. Nad hakkavad talu pidama näiteks. No loodame, aga see on läinud väga raskelt, aga ma toon näiteks ühe näite, meil on Eestis üks juhus, kus varjupaiga taotleja, kes sai Itaalias varjupaiga, ehk siis sai rahvusvahelise kaitse, ootas, 1,5 aastat ootas, et leiab töö, ei saanud, kaotas lootus, hakkas põhja poole liikuma. Tahtis küll minna Soome, aga vahepeal Eesti ette ja peatus Eestis ja tegelikult saab täna siin ise hakkama. Et see on näide sellest, et inimene tegelikult otsib ise endale lahendusi, et ta põhimõtteliselt liikus sealt Itaaliast ära, sest ta oli küll seal sunnismaine, et ta mingi hetke oli siin Eestis tegelikult illegaalselt, tänaseks on ta saanud selles mõttes ka Eestis endale nii-öelda legaalse eksistentsiaalse vormi, aga tal oli võimalus tulla siia, ta on väga rahul siin, sest ta ütles, et vähemalt ma saan siin töötada, küll väga lihttöödel, aga mul on siin tööd. Et seal oli tal väga keeruline, ma saan sellest Itaalia murest aru, et neid inimesi on vaja rohkem ümber paigutada, sest see surve on väga suur, aga kas just nagu sellise sunniviisilise mehhanismiga, et... Aga ütleme, kui Ahto rääkis siin juba väga laialt plaanis Eesti riigi reformimisest, aga on mitu korda mainitud ka seda, et meil tegelikult pole süsteemid väga hästi paigas. Seesama Illuka näide, mis sa tõid, et nad integreerusid ilusasti venekeelsesse Eesti keskkonda. Eesti riik oleks võinud teha juba varem midagi muud. Näiteks need samad meie leedulased, kes on võtnud juba varem vastu mõned üksikud perekonnad Maltalt. Kas me oleksime midagi sellist võinud teha või siis oma neid struktuure vastavaid juba varem valmis panna? No tagantjärele on kõik targad, aga MTÜ Pagulasabi on vähemalt viimased 2 aastat Eestile soovitanud ikkagi vabatahtlikkuse alusel hakata vastu võtma 10-20 kaupa. Me oleme seda regulaarselt soovitanud. Sellele on viisakalt, aga üsna rangelt ja kategooriliselt eitavalt vastatud, et ei ole olnud poliitilist tahet. Nii et see ei ole küsimus mulle, et kas ta oleks võinud, et mina arvates muidugi oleks võinud, aga pigem neile, kes on siiamaani nagu väga kategooriliselt sellele vastu olnud. Kalle, Kaarel, kommentaar? Teile... Jah, kommentaariks võib-olla seda, et mina isiklikult võib-olla olen mõnevõrra leebelt ja pisut üllatunud selle üle, kuivõrd ootamatult paistab kogu see probleem siis Eesti ametkondadele tulevat. Et jah, poliitikud, valitsuse liikmed on hämmeldunud, väljendavad oma arusaamatust, aga nagu ma aru saan, siis mingisugust selget kava, kuidas reageerida või mingisuguseid isegi nagu jutupunkte
mida sellises olukorras kasutada, ei ole siiamaani välja töötatud, et mis on muidugi kahetsusväärne. Et võib-olla oleksin oodanud pisut suuremat ettenägemisvõimet teatavatelt Eesti riigistruktuuridelt, näiteks Välisministeeriumilt, aga ilmtingimata mitte ainult. Vastuvõtmine käib küll Siseministeeriumi alla, aga see selleks, tõesti meil on olnud valimised, valitsuse vahetused ja muud asjad, aga minu meelest nagu me peaks alustama ikkagi oma huvide defineerimisest. Et me võime siin rääkida solidaarsusest, millest iganes, aga riikidel on huvid ja mis on Eesti huvi selles olukorras on see, et siia ei tuleks ükski inimene, keda me ei taha, aga samas, et me ei peetaks ka Euroopas mingiks väikeseks vastikuks, xenofoobseks natsiriigiks, vaid meil oleks... Kuidas need kaks kärbest korraga? See ongi meie huvi ja kui oleks ainult üks nendest vaja lahendada, siis oleks lahendus väga lihtne, eks ju. Sellepärast me siin istume ja arutame, et probleem on keeruline, et me peame mõlemad saavutama. Ja me peame leidma enda seisukohale, on ta niisugune või teistsugune. Kui me ütleme, et jaa, kvoodid on maru head, siis me peame sellele seisukohale leidma Euroopast toetust ja kui me ütleme, et ei, kvoodid on halvad ja me võtame ainult vabatahtlikkuse alusel vastu, siis me peame sellele seisukohale samuti leidma toetust. Et mõlemat aspekti tuleb arvestada. Aga ma arvan, et ka seda huvi ei tohi ära unustada, et me ei taha siia kedagi, kellega me ise nõus ei ole või kes meile nagu üle jõu käib. Et mõlemat poolt me peame selles arutelus silmas pidama. Tekkis poleemiline impulss just lähtudes või tõukudes sellest formuleeringust, keda me siia tahame või keda me siia ei taha. Mul tekib kohe esimene küsimus, kelleks me loeme selle meie, kes otsustab. Eestis teatavasti on kodanikud, kellest osa on venekeelsed, sisserännanud ja on ka mittekodanikud, kellest praktiliselt kõik on venekeelsed, eks, aga nad on siin alaliselt ja ära ei lähe ja osa ühiskonnast, isegi kui mitte riigist. Milline oleks nende sõnaõigus, tekib mul kohe küsimus selle üle otsustamisel, kas siia lasta inimesi juurde või mitte lasta. Ma arvan, et lihtsalt öelda, et kodanikud otsustavad, on juba teatav lihtsustuseks. Aga üldisemas plaanis ma nagu olen täiesti nõus sellega, et ma võtan Kaareli mõttekäigu, ma paneksin selle nagu pea peale. Et mind ei üllata see, et me seda ette ei näinud. Nii palju asju on, mida me ette ei näinud ja me avastame seda iga päev siin. Aga mis mind üllatab on see, et meil ei ole visiooni, mis on selle mündi teine külg ja meil on siin hetkel 1000 inimest, ma veidikene muidugi viin asja groteski. Meil on 1000 inimest, kellel ei ole suuremat soovi ettenähtavas tulevikus, kui mõõduka kompensatsiooni eest õppida eesti keelt, kultuuri ja kombeid. Need inimesed tahavad jääda Euroopasse. Meie oleme nende värav. 5 aastaks on nad siia ankurdatud vähemalt. Konstitutsioon, põhiseadus ütleb meile, et meil on vaja edendada eesti kultuuri, rahvast ja keelt. Ei ütle, mis geenidega, mis värvi see rahvas peab olema. Ja ma tean seda, ja ma ei teanud nalja, ma tean anekdotaalseid kogemusi, tähendab üksikisiklikke kogemusi siis nendest illukatest ja vaadest, eks inimesed, kes on oodanud siin 6 või 9 kuud elamisluba ja siis tagasi saadetud, on tihti saadetud tagasi eesti keele oskajatena. Need inimesed õpivad selle keele, aga oleme õpetanud inimesi ennast vihkama eesti keeles. Mida ma tahan öelda on see, et jällegi ärgem alahinnake meid inimesi selles mõttes, et nad kohanduvad väga ja meelega, kui neile võimalus anda. Ja keeleõppe on nendel immigrantidel, sellistel immigrantidel esimene asi, mida nad teevad, kas või see vene keele näide, eks. Ja see on ju põhiseaduslik, ma ütleksin, võimalus meil. Kui tohib veel huvidest, et mis on Eesti huvid, et me peame defineerima Eesti huvid, et lisaks sellele, et meil on meie ilmselge huvi on meie suvereniteedi kaitsmine ja meie julgeolek, on tegelikult ka meie huvi, täiesti eksistentsiaalne huvi, kui seda nii võib defineerida, inimõiguste kaitse. Ja see ma olen siin väga isekas ja ütlen, et ma kaitsen inimõigusi selle pärast, et ma tahan, et kui minuga see juhtub, siis minu õigusi kaitseks ka keegi teine. Väga isekas lähtepunkt. Nii et tegelikult ka seda huvi peab siin arvestama, et Eesti ei saa lihtsalt seda üle parda visata ja öelda, et kui on kriisiolukord, siis me tegelikult selle huviga maailmas nagu ei tegele, nii et ka see tegelikult asetub sinna sellesse potti, et vaidleme huvide üle ja see kompromissi leidmine on tõesti väga raske, et siin on mõned neist huvidest on üksteisele vasturääkivad ja vastuolulised.
nii et siin läheb raskeks, ma ennustan, nende huvide vahel nii-öelda selle terade leidmine ja selle kokkuleppe saavutamine. Jaa, vabandust selle korraks repliik, aga minu arvates jällegi raskusi tekib, aga ei ole suuremas osas nendes kaasustes keeruline väikse mõtlemisega leida see juhatav valgus, mis teeb asja tegelikult väga lihtsaks. Näiteks võtame kultuuri küsimuse, tulevad siia moslemid, on meil probleem, eks. Aga jällegi põhiseadus ütleb meile, et meil ei ole ju usu peal määratletud riiki, eks. Meil on usuvabadus. Täpselt, mis ütleb meil näiteks seda, et mina või homme moslemiks hakata või et ma oleksin siis vähem eestlane või oleksin kuidagi vähem kultuurne eestlane. Jällegi, väga selge nii-öelda guideline, või mis eesti keeles on, printsiip on olemas, eks. Iseenesest moslemiks olemine ei ole probleem. Ja nii on ka paljude teiste asjadega, nagu nahavärvi ja muu sarnasega. No moslemiks ei ole probleem olla põhiseaduse mõistes, aga moslemiks on probleem olla meie rahvuse definitsiooni mõistes ja ma arvan, et sa nõustud sellega, et meil on raskusi siinsetel venekeelsetel inimestel ennast tunda nii-öelda rahva täiesti väärtuslike osana. Ei, siinsetel venekeelsetel inimestel on raske tunda ennast rahvaväärtuslike, nii-öelda sama väärtuslike rahvaliikmetena. Me ei ole tänaseks selles mõttes ka selles sulatusahjust 100% läbi käinud. Nii et ühelt poolt on see, mida ütleb põhiseadus ja mida liberaaldemokraatlik süsteem endale ette kujutab. Teine asi on see, milline on meie rahvuse eneseteadvus ja enesedefinitsioon. No, ja sa just rääkisid inimõigustest kui universaalsest väärtusest. Ja ma räägingi sellest konfliktist, ehk siis, et me oleme selles konfliktis, et kuidas me need asjad omavahel toimima paneme. Ühelt poolt vajadus kaitsta inimõigusi, teiselt poolt need meie rahvuslikud huvid, mis iganes me julgeoleku all silmas peame, meie eestluse, mis iganes, kuidas me seda defineerime, säilitamine, meie riiklik julgeolek ja nii edasi. Et need on minu jaoks väga konfliktis. Äkki laseks sinna poole mikrofoni, kas eestlane võib olla moslem, kas eestlane võib olla tumeda nahaga? Nii? Ei no, mulle meenus üks kaader ühest vabariigi aastapäeva paraadist 24. veebruaril, õigemini mitmed kaadrid, mis toimus juba üsna ammu, mitmed aastad tagasi, kus suures plaanis siis teleekraanil näha Eesti Kaitseväe mundris marssimas ka ühte siis mustanahalist eestlast. Pilt oli selline eksootiline, aga see tõestab Ahto väidet, et nahavärv ja usutunnistus iseenesest ei ole nagu takistus selleks, et inimene võiks identifitseeruda siis Eesti ühiskonnaga. Ja siis Eesti rahvuskehandiga sellisel moel, või määratletuna sellisel moel, mis ei piirdu ainult siis etnilise ja siis vereliinil põhineva eestlusega. Aga nii palju, kui ma siis ka Ahto sellisest väga idealistlikust käsitlusest lugu ei pea põhimõtteliselt, siis praktiline elu ja teiste riikide kogemus, kus on arvukad hilississerändajate kogukonnad olemas, näitab, et paraku neid probleeme tekib. Ja paraku need probleemid võivad tekkida ka puhtalt siis üsna lihtsate sotsiaalmajanduslike protsesside tagajärjel. Näiteks mingi osa nendest inimestest tõepoolest ei integreeru, Eesti ühiskonda, nad ei suuda leida tööd või siis, kui nad suudavad leida tööd, siis see töö on tasustatav kuskil miinimumpalgaga või miinimumpalga lähedal oleva summaga. Aga nende inimeste pretensioonid, siinse ühiskonna, siinse riigi suhtes ei pruugi olla teab mis suured, sellepärast et nad mäletavad veel väga selgelt, kust nad tulid ja miks nad ära tulid. Aga nende inimeste lapsed ei pruugi seda kõike enam tajuda niivõrd siis empaatiliselt ja neil võib tekkida juba suhteliselt palju probleeme. Ja teine muidugi küsimus on see, et siin on väga palju räägitud kvoodisüsteemist täna, et need praegused numbrid, mida me arutame, iseenesest ei ole probleem. Probleem on selles, kui tekib pretsedent, mille alusel siis Euroopa Komisjoni bürokraatia masin hakkab sunniviisiliselt jõustama solidaarsust. Solidaarsust ei saa käsuga ja sunniviisiliselt jõustada, see ei ole enam solidaarsus. Ja sellisel juhul me võime saada immigratsioonipumba, mis ei ole enam Eesti riigi siis kontrolli all ja see võib olla probleemiks ja tegelikult ka siseriikliku stabiilsuse kontekstis ja selles kontekstis, millised erakonnad ja jõud siis saavad esindatud Eesti tulevastes riigikogudes näiteks ja kas või võib-olla siis sisejulgeoleku kontekstis
nagu utreeritud näitena, kus mingid teatavad spetsiifilised sinised brigaadid ajavad pesapallikurikatega teise nahavärviga inimesi siis mööda Eesti linnade tänavaid taga. Lillasid brigaade. Jah, sinine äratus oleks vene keeles jah, lilla äratus, see on tõsi. Nii, anna korra siia poole. Aika veel vahel. Mulle siin inimõigustest, kui räägiti, meenus, et ma olen Riigikogus ainult 2 sõprusrühma liige. Vahel on Riigikogu liikmeid, kes on seal 10 rühmades, aga võib-olla siin laua taga tasuks mainida, et mul on 2 rühma ainult, kus ma olen liige ja üks neist on inimõiguste kaitserühm ja teine on Eesti-Aafrika sõprus. No nii, sina oledki see, kes neid siia toob. Aga see, mis ma tõsiselt tahtsin rääkida, on see, et kui me tahame nagu sisepoliitilist stabiilsust või mingit julgeolekuriski maandada sisepoliitiliselt, siis selge on muidugi see, mida Kaarel ütles, et mida rohkem me neid vastu võtame, seda rohkem neid tuleb. Nii Euroopa lõikes tervikuna üle Vahemere kui ka Eesti konkreetne aspekt, et esiteks juba perekonnad ja asjad ja teiseks, eks see ületoimetamine ole ikkagi suuresti ka kuritegelike jõukude käes ja mida rohkem on võimalik ikkagi neid tuua või mida rohkem on see lootus, et sa jõuad lõpuks sinna tõotatud maale, et seda rohkem on ka neid tahtjad, et manner on seal meie mõistes ikka lõputult palju inimesi täis, kes tahaksid tulla. Aga sisepoliitiliselt on väga oluline, et me otsiksime ka siin konsensust, et Eesti on teinud paljusid asju sisepoliitiliselt tundlikke asju, niiviisi, et poliitikud on suutnud selles kokku leppida, sel juhul on see läinud meile kas täiesti valutult või vähemalt märksa valutumalt kui siiani, et kõige kuulsam näide on muidugi see, kuidas peaminister Siim Kallas aastal 2003 vist, või oli 2002 lõpp, leppis kokku kõikide erakondadega, kes olid tol hetkel Riigikogus ja minu meelest oli tol ajal ka 6 erakonda Riigikogus selle, et Eesti viib oma väed Iraaki, toetab vastu Euroopa suurriikide tahet USA missiooni seal ja me ei olnud küll üksi selles, loomulikult seal oli 10 Ida-Euroopa riiki, kes olid veel seltsis, aga selle poolest oli siiski see reaktsioon Eestis hulga mahedam. Ehkki Ameerika saatkonna ees põletati minu meelest lippe ja autosid. See oli ikkagi, ma arvan, mõned 10 maksimum. Aga läks suhteliselt valutult, et samamoodi on mitmel puhul kohas õnnestunud teha asju, mis võib-olla muidu oleksid põhjustanud suurt sisepoliitilist segadust, kui keegi oleks tahtnud ära kasutada mõni erakond selle tegija või siis valitsuserakondade vastu. Ja ma arvan, praegu ka on täpselt samasugune olukord, et kui me oleme kvootide vastu, siis me peame selles osas konsensust otsima ka enda sees ja praegu tundub, et Riigikogus vähemalt on selline kvootide vastane konsensus olemas. Sotsiaaldemokraadid on natukene ebamääraseks jäänud, aga ei ole ka otseselt nagu öelnud, et nad on kvootide poolt hirmus tuliselt. Või kui me otsustame, et me mingisuguse kvoodiga nõustume, et siis selleks tuleb ka taotleda laiemat kandepinda kui ainult valitsus. Et kas see peab nüüd olema kõik 6 Riigikogu erakonda, selle üle võib veel mõtiskleda, aga päris nii ei saa, et valitsus võtab kogu tule enda peale ja paljud siis soojendavad enda käsi veel selle tule peal sisepoliitiliselt ja õhutavad seda tuld taga. Ma jällegi ei näe, et Eestil oleks valikuid, kui mingisugune solidaarsuse mehhanism pannakse paika ja see peab olema numeeriline. Ma arvan, et ka veits valesti saadakse aru sellest või rõhutatakse seda tööpuudust. Teine aspekt, mis on sinna sisse arvutatud, on ka see, mida on varem tehtud, ehk siis palju riigid on andnud siiamaani asüüli ja Eesti suhteliselt suur see kvoot ongi tuleneb suhteliselt, ma saan aru pigem sellest, et on arvutatud täie rauaga sisse see, mida me pole viimased 15 aastat teinud, ehk andnud asüüli praktiliselt üldse. Kaarelile tahaks öelda kommentaariks terminoloogiliselt, rääkigem riikluskehandist, kui me räägime mitte-etnilisest eristusest, eks. Ja Kalle Muulile vastuseks minu arvates see teema on väga oluline, see Iraagi teema üles tuua uuesti, aga võib-olla natukene teise nurga alt.
rääkides selle problemaatika võimalikest lahendustest ja kerides tagasi ajaloolinti viimased 15 aastat, jõuame me sinna Iraaki välja, ehk siis kogu see doominote rivi läks käima aastal 2003, kui Iraaki tungiti. Sellega destabiliseeriti regioon, sealt omakorda hargnes mingil määral või tõestatavalt, ma usun, argumenteeritavalt see Araabia kevadeks, millega kukkus muuhulgas Gaddafi, kuhu mindi sisse juba päris Euroopa riikide enda hurraaga, kusjuures Saksamaa oli tol korral see, kes tõmbus eemale, kellele heideti ette palju asju, aga selle asja nii-öelda parandamiseks me peame vaatama ikkagi enda, ütleme, lääneriikide tegevusele ning B, Eesti on ka olnud osaline selle regiooni destabiliseerimisel, seega on meil olemas ka sellise suure kaarega ajalooline vastutus nende asjade eest, mida meile praegu kvootidega peale pannakse. Et sellega, armas Ahto, ei saa ma nüüd küll teps mitte kuidagi nõus olla, kuigi ma möönan, et näiteks president Vladimir Putin oleks sinu käsitlusega Lähis-Ida ajaloost viimase 15 aastat kindlasti ka meelsasti päri, millega ma ei insinueeri midagi ega vihja millelegi. Aga vaata kogu see jutt sellest, et lääs on destabiliseerinud Lähis-Ida, et me jagame nüüd sellest vastutust, ma väga vabandan, aga see on jama. Sellepärast, et Iraagi sissetung kindlasti ei olnud hea poliitiline otsus, see ei olnud tark sõda, see oli vale sõda, valel ajal, vales kohas, mida ma kusjuures väljendasin ka enne selle sõja puhkemist. Aga õige oli otsus USA-d toetada? Õige oli otsus USA-d toetada, sellega ma olen ka päri. Aga vaata, arusaam, et Araabia kevad vallandus kuidagi nagu doominoefektina selle tagajärjel, on sügavalt ebaadekvaatne. Araabia kevad vallandus siiski selle tõttu, et nendes riikides olid kogunenud väga sügavad sotsiaalmajanduslikud pinged. Et see Tuneesia nooruk ei pannud ennast põlema selle tõttu, et USA tungis Iraaki. Punkt 1. Punkt 2. Ülestõus siis Süüria režiimi vastu. Ma väga vabandan, ei olnud ka nagu kuidagi USA sissetungiga seotud. See, mis toimus Liibüas, kus tõepoolest käivitus siis kõigepealt Euroopa riikide, seejärel NATO operatsioon, lähtus puhtalt sellesama Euroopa Liidu kõige parematest väärtustest. Et kui me nüüd tagasi mõtleme, tuletame siiski hästi meelde, et ajaloolist mälu omada mõnikord väga kasulik ja õpetlik, siis see operatsioon käivitati üsna vastumeelselt. See operatsioon käivitati nii-öelda 12. tunnil ja selle operatsiooni käivitamise ajendiks, otseseks ajendiks oli see, et Muammar Gaddafi valitsusväed, kes olid tapnud selleks ajaks juba 10 000 oma kodanikke, olid sisenemas praktiliselt Benghazisse, mis oli siis miljonilinn või on miljonilinn. Ja Muammar Gaddafi lubas avalikult kõik selle linna elanikud maha tappa. See sõjaline operatsioon käivitati selleks, et ära hoida inimsuse vastast kuritegu. Nii et näha siin kuidagi nagu mingisugust lääne vastutust on ebaadekvaatne. Ma ei ole veel lõpetanud. Okay. See on üks punkt. Et kõik need sõjapõgenikud, kes tulevad või üritavad Euroopasse pääseda, siis Lähis-Ida riikidest on ainult mündi üks külg. Et suurem osa nendest põgenike voogudest, kes kulgeb üle Vahemere, tegelikult ei ole sõjapõgenikud, need on majandusmigrandid siis Sahara ülesest ja Sahara alasest Aafrikast. Ning need protsessid, mis sunnivad neid inimesi siis otsima paremat elu, ei ole kuidagi nüüd seotud lääne tegevuse või tegevusetusega. Selle protsessi nimi on rahvastiku ülemineku faas, mis tähendab siis esimeses faasis väga suurt demograafilist plahvatust, ja siis ajalooliselt erinevates maailma osades on täheldanud väga palju ka muid asju, nagu näiteks perekonnamudelit muutumist ja kõike muud. Ja see ei ole ohjatav protsess, mille kuidagi on tekitanud Valge Euroopa. Kiire märkus Putini kohta ja siis katsume jälle kusjuures see ei ole Putini kohta, aga see on kiire märkus. Lihtsalt ma ei taha nüüd laskuda vaidlusse sõnad ümber Putini, ebaadekvaatne ja muu sarnane, aga ma üritaksin laiendada veelgi siis, tehes siis asja veel raskemaks ja nimaks ajaloolist horisonti ja lihtsalt keskendugem väljendile moslemi fundamentalism, kerigem seda veel tagasi natukene Iraagist läbi Al-Qaida, Afganistani ja ma ei süüdista siin mitte ühtegi nimetuks jäävat suurriiki, aga mida ma üritan sulle öelda, on see, et siin palju fundamentaalsemal tasandil liigutavad protsessid, milles väga olulisel kohal oli aastal 2003 Iraaki sisseminek, mis vabastas
ütleme, kitsikus köidikutest vallandas teatavad protsessid ja me võime rääkida siin muidugi väga formaalsel tasandil sellest, mis juhtus Liibüas ja mis juhtus Süürias ja muide põlema pani see Tuneesia noorukannas sellepärast, et üks naisametnik pani ta võimatusse olukorda mehena. See on hoopis omaette teema. Aga minu point on selles, moslemi fundamentalism ja moslemi fundamentalismi emantsipatsioon on midagi, mis on pikemat kui põlvkond ja kus Eesti on mänginud enda väikest, ma ütleksin, mõtlematut rolli. Muidugi polnud valikut minna mitte USA-ga, aga kindlasti oli alternatiiv Siim Kallase deklaratsioonile läheme Ameerika Ühendriikidega, üks hetk, mitte Žirinovski ega Saksamaaga, mis nüüd juba Eesti enda diplomaatilises praktikas on osutunud väga lühinägelikuks. Saksamaa on meie, ma ütleksin, number 1,5 liitlane pärast USA-d, eks. Ilmselgelt me võiksime teha veel Iraagi teemal lisapaneele, siiski. Küsimus ei ole Iraagi teemas, küsimus on selles, et kuidas ajalugu mõtestada ja millisele tasandile ajaloolisi horisonte siis nihutada. Et tahtele omakorda ma tuletaksin meelde, et Al-Qaeda ei formeerunud aastal 2003. Al-Qaeda formeerus 90. alguses. Tõsi, aga moslemi äärmuslus kui selline ideoloogilise mõttesuunana ei formeerunud ka Afganistani sõja käigus, vaid selle ideoloogilised alused siis selle äärmusluse tänapäevases vormis ootama ei ole veel lõpetanud. Enne kui olukord ei muutub Ukraina parlamendiks. Formeerusid Egiptuses, nagu sa õigesti märkisid, 20-ndatel. Ja kui me nüüd tahame veel tegelikult minna nagu mõttevoolu juurteni tagasi, siis me peame minema 18. sajandisse ja Saudi Araabiasse. Ma räägin vahabismist, millel põhineb siis suurem osa tänasest nii-öelda siis äärmuslikust või salafistlikust islami tõlgenduses. Olgu, ühesõnaga, nüüd sa tahad välja jõuda sinna, et kõiges on taas süüdi juudid. Tuleks tagasi Eestisse aastal 2015. Jah, nõus. Ei, aga lihtsalt selliste tõlgenduste, eriti kui tegemist on põhjenduslike tõlgenduste osas, tasub alati olla täpne. Et ma julgustaksin kasutama ajaloolist mälu veidi korrektselt. Nii, võib-olla pärast seda paneeli näeme me veel siin samas Solarise Apollos Ahto Lobjaka ja Kaarel Kaasi väikest kaklust, aga tulles tagasi 2015 Eesti pagulased, üks küsimus on see, et kas kvoodid või mitte, kes need inimesed, kes siia tulevad, olla üldse võiksid. Teine teema, mis ilmselgelt on näha, on avalikkuse äng, mure, hirmud seoses nende inimeste tulekuga. Ja kui Kaarel enne ütles, et solidaarsust ei saa praktiseerida käsukorras, siis ega ilmselt ka tolerantsust ei saa praktiseerida päriselt käsukorras. Ja ma kahtlen, kas see, kui me kleebiksime Eesti täis plakateid, et siin on meil Mohammed, selline pisut pruunim kui keskmine eestlane ja sõprus algab naeratusest, et kas see nüüd tooks kaasa suure tolerantsi kasvu ja ütleme ka ausalt, vabastaks inimesed nende hirmudest, et mida sellega teha, mida teha, kuidas aidata meie enda inimesi? Nagu näha on, et ajaloolise mälu üle vaidlemine on väga mitte tänuväärne asi, et meil on Eesti kogemus juba ühelt poolt olemas, et kas me tõesti hakkame ka teise kogukonna puhul ajaloolise mälu üle vaidlema, aga tolerantsist, et tegelikult mulle see sõna juba iseenesest ei meeldi, sest tolereerida saab ka negatiivselt, et võib-olla räägiks nagu sellisest mõistmisest ja valmisolekust või avatusest, et ma arvan, et Kalle näide, mis tekitas tohutu arutelu ajaloolise mälu üle, et Siim Kallas tol hetkel, kui ta nii-öelda konsensust otsis nii valitsuse kui ka opositsiooni poole pealt, tegi seda väga targalt oma eesmärki silmas pidades ja seda tuleks ka täna teha just nimelt selle tõttu, et me nii-öelda leiaksime mingi ühise konsensuse, et meil ei tekiks just nimelt need sisepoliitilisi jõujooni, mis tekitaksid seda konflikti, et mina pigem ei muretse mitte eestlaste tolerantsuse üle, vaid selle üle, et kuidas keegi poliitiliselt seda ära kasutab või ära ei kasuta. Et see on nagu palju suurem murekoht, sest tolerants on või nii-öelda sallivus on pigem nagu selline asi, et ta on väga voolav nagu jõgi, et ta on erinevates situatsioonides erineva konsistentsiga, et
et inimesel on võimalik olla mingis olukorras, kus teda nii-öelda vastu seina surutakse, äärmiselt ebatolerantne ja samas 2 päeva hiljem, kui ta ei ole enam nurka surutud ja kui talle on antud mingid teised lahendused, on ta täpselt selle sama küsimuse suhtes hoopis teisel seisukohal. Nii et need pigem nagu nende poliitiliste jõujoonte selline konfliktne ärahoidmine on minu arust võti. Kuidas seda ära hoida, et kõik ei läheks tõrvikutega ja valge kapuutsiga marssima? Ükskõik, Kallel oli ka siin politsei. Mina ei näe nagu probleemi 1000 inimeses, kes siia tulevad, ükskõik mis nahavärviga nad on, neegrid või mis usku nad on. Et see kogus iseenesest ei ole selline, mida Eesti põhimõtteliselt ei suudaks vastu võtta, kui nüüd jätta tempo kõrvale, et võib-olla on vaja valmistuda ja nii edasi. Aga Eesti rahvaarvuga või nende numbritega, mis on siia aja jooksul toodud inimesi, et ma arvan, et nõukogude ajal toodi peaaegu iga kuu nii palju inimesi siia sisse. No tõsi, nad ei olnud põgenikud, nad olid mingid oskustega inimesed, kes hakkasid siin ehitama ja neil olid töökohad olemas nii edasi. Et võib-olla see paralleel ei ole hea, aga iseenesest see number, see 1000, ei ole mingi selline asi, et see keeraks Eesti elu nagu pea peale, isegi kui need inimesed oleksid kõik mingid pisisulid või kurjategijad, et isegi sel juhul me saaksime, ma arvan, et Eesti politsei saaks hakkama ja Eesti vanglad mahutaksid ära nad, et midagi nagu hullu Eesti. Aga mida me teeme nende eestlastega, kes ütleme, võiksid radikaliseerida, või mida me teeme nendega, kuidas me väldime, et eestlastest teatud osa juba suurest hirmust ei radikaliseeruks? Et seda ei saagi vältida, nad ongi radikaliseerunud, et lihtsalt on küsimus selles, et kuivõrd nad seda hetkel väljendavad, et kas nad räägivad seda oma kodus õhtusöögilaua taga või nad mingil hetkel tulevad valimiskastide juurde, kui meil on valimised, või tuleb ka mingi osa tänavale. Ma arvan, et eestlased väga selline tänavalembesed ei ole, aga kindlasti nad väljendavad oma seisukohta kas valimistel või erakondade moodustamisel või ka mingites reitinguküsitlustes, mis iganes. Ja ma arvan, et see tulemus ei ole mõistlikele või mitte äärmuses olevatele erakondadele sugugi soodus ja ma arvan, et see võib minna palju suuremaks, kui siin Ahto on vist mingisuguse numbri välja pakkunud, et ega EKRE toetus väga palju ei suurenegi, kui ta juba on. See on kõik minu meelest selline lihtsalt kohvipaksu pealt rääkimine, et eelmisel aastal samal ajal keegi ei oleks ütelnud, et EKRE on Riigikogus 7 kohaga. Mitte üks inimene, ma ei ole kohanud, kes oleks avalikus ruumis sellist asja väitnud aasta tagasi. Ja nüüd me ütleme, et ta ei või suureneda. Millal see põhineb? Mina kohtusin valimiste käigus Tartus 1000 inimestega, rääkisin nendega ja ma tean, mida nad mõtlevad. Tookord nad küll rääkisid põhiliselt kooseluseadusest, migratsioon või sisseränne ei olnud üleval, aga ma arvan, et nende suhtumine kooseluseadusse ja sellisesse kvoodialusel sissetoodavatesse sisserändajatesse on enam-vähem ühesugune ja ma arvan, et see protsent vähemalt Tartu valijate hulgas on palju suurem kui see, milline on EKRE toetus praegu. Ma korraks vääristaks, kui see on see verb, seda kohvipaksu. Me oleme näinud, mis nüüd on peaaegu 2 kuud pärast valimisi, mis on juhtunud päris keerulises olukorras, päris sellises aeg-ajalt mässumeelses olukorras. Minu point on selles, et see protest on suundunud Vabaerakonda, mis on teatud mõttes hea märk. Muidugi saab näha, mis juhtub nüüd selle kvalitatiivselt teistsuguse 1000 inimese survega, aga nad ei tule siia ka homme. Meil on aega selles mõttes, eks. Teine asi, mida ma tahan öelda selle debati käigus üldiselt selle küsimuse vastuseks, eks, et mida arvate eestlaste võimalikust radikaliseerumisest, ma loodan tegelikult, et me reageerime üle, me oleme liiga murelikud, sest et ilmselgelt on siin 2 tasandit, üks on see, mis on meedias ja mis on nii-öelda käega katsutamatu ja mida on kerge demoniseerida, teine, ja ma olen üsna kindel, kui inimesed siia tekivad ja tekib selline igapäevane kontakt Eesti inimestega. Eesti inimene ei ole, või ka vene inimene Eestis, et ma ei taha ka etniliselt siin eristada, eks ei ole fundamentaalselt ju halb inimene. Ma olen üsna kindel, et see igapäevane kontakt teeb ära suure osa sellest positiivsest tööst, mille osas meil praegu igasugune lootus tundub puuduvat. Et ma ei läheks liiga pessimistlikuks. Oodakam neid arenguid ja ma ütleksin, et näost näkku
mina näiteks olles elanud päris immigrantide rikastes ühiskondades siin ja seal üle Euroopa, ei ole siis sisuliselt ka immigrant. ise immigrandina, aga õnneks siis õiget värvi, mis iganes, eks. Ma ei ole näinud ausalt öeldes praktiliselt üldse selliseid case'e või kaasusi, kus ütleme, selline keskmine immigrandi pere või keskmine immigrant oleks ebameeldiv kuidagi, näiteks mängiks enda muusikat liiga valjult, et mul ei oleks võimalik talle midagi öelda keeles, millest ta aru ei saa. Mul oli selline kaasus enda majas Brüsselis, inimesed Kongost rääkisid palju paremat prantsuse keelt kui mina, ütlesin, et kostab midagi ära, nad kutsusid mind sisse, andsid teed mulle, eks. Tähendab, see kõik, ma luban teile, lihtsustab päevastes kontaktis, inimene inimesele kontaktis kõike seda, mida me praegu liiga palju kardame. Ma olen nõus, Eesti inimene ei ole oma loomult sallimatu, et seda ei saa talle kindlasti ette heita, lihtsalt see teadmatus iga uue asja suhtes, millega ei ole varem kokku puututud, tekitab iseenesest hirmu ja nüüd ongi see ülesanne tegelikult nende hirmude maandamine ja osaliselt maandab neid hirme see, kui see reaalselt see nii-öelda varjupaiga taotleja siis ka siia kohale jõuab ja nii-öelda lihast ja luust su ees seisab ja kellega sa pead hakkama suhtlema. Et siis see hirm maandub päris kiiresti, et seniste varjupaiga taotlejate ja pagulaste puhul on näha tegelikult seda positiivsust, et ma tõin ka internetis näite, et need 2 Somaalia pagulast, kes elavad täna Kohilas ja töötavad seal Kohilas pesuvabrikus või selles pesumajas, et kogukonda nad väga hästi vastu võtnud. Pole mingit hirmu, pole mingit paanikat, inimesed käivad, aitavad neid puid lõhkudes, nad ei oska ahju kütta, eks ole, et neil on õpetatud ahju kütma, saavad väga hästi hakkama. Et mitte mingisugust nii-öelda ksenofoobsust, rassismi pole seal Kohilas selle tulemusena tekkinud. Mul on siin üks positiivne idee ka või konstruktiivne pakkumine nii-öelda. Võtta näiteks Ilmar Raagi koht ja palk, jagada ära 3 inimese vahel, üks oleks Abdul Turay ja leiaksime veel mõne siukse mustanahalises on kohutav stereotypiseerimine, aga paneksime nad tuurima suvel Eestit. Kohalikes vallamajades käivad, räägivad eesti keelt, ütlevad tere, suruvad kätt. Inimene nagu inimene ikka, eks. Harjutame siis riigi ettevõtlusel. Inimene saaks käega mustanahalist katsuda. No, nii on kole öelda, aga ma arvaksin, et see oleks tunduvalt kasulikum, kui me praegu hoida palgal psühholoogilise kaitse inimesi, eks. See on muidugi lõõp, aga ma olen väga skeptiline selle ettepaneku suhtes, et võib-olla Ahto ei ole kursis, aga inimesed ei tule enam vallamajja kokku, isegi valged saadikud katsuma, nii et mustanahalisest rääkimata. Sellepärast käivad poliitikud mingi paberilipakas käes, käivad mööda uksetagused, et Abdul Turay peaks ilmselt mööda kortermaju käima. Aga võib-olla siit kuidagi lõpetuseks, kui ei ole just meie väikses kohal olevas kuulajaskonnas kedagi, kes tahaks midagi kommenteerida või küsida, siis võib-olla lõpetuseks igaüks saaks lühidalt ära fikseerida selle, mis ta arvab, et meie praegune asjade seis on ja millised arengud võiksid olla lähimad ja kuna see võiks juhtuma hakata? Nojah, hea intellektuaalne selline ülesanne muidugi. Aga eks lisaks nüüd vahetult eesseisvale läbirääkimisele ja vaidlemisele siis Euroopa Liidu formaadis ja Euroopa Komisjoni ametnikega oleks kõige olulisem siis ehk vältida või üritada vältida selle teema siis mütologiseerimist või mütologiseerumist just selle sõna siis negatiivses kontekstis, sest nagu eelkõnelejad märkasid, siis tegelikult vahetu isiklik inimlik kokkupuude ja kogemus, normaalne dialoog aitab igasuguseid selliseid hirme kõige paremini maha võtta. Teine pool muidugi on see, et Eesti vajaks nüüd tegelikult üsna kiiresti sellist pikaajalist plaani ja siis strateegiat, mida sellises olukorras teha A siseriiklikult, B siis välispoliitilises plaanis, eelkõige siis Euroopa Liidu kontekstis. Et mõned aastad tagasi mul oli üks mälestusväärne vestlus ühe Eesti riigiametnikuga, kes tegeleb välis- ja julgeolekupoliitikaga ja kui ma mainisin talle seda, et Aafrikas võib saada nagu välispoliitiline julgeolekune probleem, siis sõna Aafrika peale hakkas seda karjuma boring. Et natukene rohkem nagu sellist ettenägelikkust ja strateegilist mõtlemist soovitaksin.
Mulle tundub, et Eesti ei ole praegu küll ei vaimselt ega materiaalselt valmis kvoodi alusel 1000 põgenikku vastu võtma. Ma saan aru, et kvoodiga antakse ka kaasa 6000 eurot inimese kohta, mis on siis, kui ma peast arvutan, vist 6 miljonit eurot. See on umbes samas suurusjärgus selle summaga, millega järgmisel aastal tahetakse meil lastetoetusi tõsta 5 eurot lapse kohta. Et ma ei tea, kui palju selle 6 miljoni euroga me ära saame teha, aga kui te vaatasite neid debatte, mis olid selle ümber, et täita koalitsiooni lubadusi erinevate maksutõusudega, et kui me hakkaksime nüüd, ärge võtke seda väga tõsise ettepanekuna, aga kaaluma veel kütuseaktsiisi tõusu tänu sellele, et me peame kvoodi alusel sisserännanutele mingisuguseid tingimusi looma, siis kujutad ette, kui iseenda vaesemate inimeste ja lastega perede aitamiseks sedalaadi maksude kehtestamine tekitas nii palju vastukaja. Võib-olla oleks paremaid allikaid ka leidnud, olen nõus. Aga ikkagi, kui valitsus peaks panema Eesti rahva praegu fakti ette, et meil tuleb mingit maksu tõsta või kuskilt seda raha võtta kellegi taskust, et luua nendele mingisuguseid tingimusi, ma kardan, et juhul, kui ei ole poliitilist üksmeelt Eesti Riigikogus, parlamendis, et see asi läheb päris käest ära meil. Et selles mõttes, ma ei ütleks, et ma vaatan tulevikku teatud sellise hirm on kindlasti vale sõna, aga murega, ütleme nii, mure on vast õige sõna. Ma oponeeriks vastu natuke sellele, et varjupaiga taotlejad tuleks näha kui kuluartiklit, et tegemist on 2 käe ja 2 jalaga inimestega, kes on kõige ka tulu ja siin on tegelikult arvutused küll tegemata, aga ma arvan, et mingil hetkel läheb see kulu nagu tulu poole peale tugevasti üle, et esialgu on tõesti kulu, aga mingil hetkel on tulu ja kui see kulu meil Euroopa Liidu poolt mingis ulatuses kinni makstakse, siis ei ole vaja ka mingit aktsiisi tõsta. Et ma näen tegelikult ees seisvat väga tõsist sisepoliitilist arutelu ja enne kui nüüd on võimalik minna Brüsselisse Euroopa Komisjoni ametnikega vaidlema, tõesti on vaja see kodus see asi läbi vaielda ja läbi arutada. Ja ma soovin valitsusele lihtsalt indu ja jõudu ja selle nii-öelda sisepoliitilise diskussiooni ja kodutöö tegemisel, kaasa arvatud selle pikaajalise strateegia väljapakkumisele, selle visiooni väljapakkumisel rahvale, sest ka seda tõesti ei ole tehtud, et see Siseministeeriumi paber, mis eile avalikkusele jõudis, oli nii lakooniline, mitte midagi ütlev, et sellest ei olnud isegi mingist küljest kinni hakata, et mis nad siis nagu meile öelda tahavad, et mida me tegema peame. Nii et tahaks tõesti visiooni, tahaks selget nägemust ja mille aluseks arutada enne, kui me Brüsselisse läheme, sellepärast, et kui me läheme Brüsselisse ilma kodus asjade läbi rääkimata, siis lõpeb see halvasti. Euroopa Komisjon ei kirjuta ette, vaid teeb ettepaneku läbirääkimiste mingiks algmomendiks, nii et ma ei tõlgendaks seda üle. Sõna mure, inglise keeles on ilus sõna, seal on neid varjundeid rohkem, trepidatsioon, latinism selline. Ma kujutan ette, et see on tunne, millega üks noor mees võib vaadata noort naist, kelle tema vanemad on talle ostnud kokkuleppe pruudiks näiteks. Ja see on tunne, mis on mitme otsaga, et ma ei ütleks, et oleks ainult negatiivne ja suur osa sellest elu lahendab ise need mured, nagu ma ütlesin, on minu selle point praegu. Ja lõpetuseks ma tahaksingi tsiteerida ühte parajalt paksu meest oma kõige paremates aastates ühiskonnast, mille iga nüüd 100 või juba rohkem liige on araablane ja kus see mees ikka veel ringi lendab. Ma loodan rahu, ainult rahu. Võib-olla ta on juba valges rüüs ja mošee vahet lendab. Aga ma tänan meie paneeli osalejaid Kaarel Kaasi, Kalle Muulit, Kristiina Kallast ja Ohto Lobjakast, kes tõestasid minu meelest päris hästi ära selle, et ka pagulaspoliitika teemat on Eestis võimalik arutada rahulikult ja kainelt. Aitäh!